Mu suuremad plaanid on veel kui see, mis praegu ma saavutanud olen. Vihkan kui ütlevad mulle, et ole realistlik. Seinast seina galerii väärt juba maalinud olen. Enamik teoseid raaminud pole, enamik peos, aga enesekriitika oletab risti. Ma polegi mõeldud olema mainstream, vaid niche. Polegi kunagi mõelnud tööstus, kuhu mind pisti. Pigem ta mängida turvaliselt, kui omada musu. Buongiorno a tutti e oggi puntata particolare di Italian Estis. Ho un ospite eccezionale, un ospite che per me è di un'altra generazione, un rapper famoso in Estonia. Già per me la musica rap appartiene a un mondo completamente sconosciuto e abbiamo oggi qui a Italian Estis Pluto. Ciao Pluto, come stai? Ciao Maurizio, ega me oleme samas valdkonnas ja ma tunnengi, et hingeliselt ma olengi su poeg mingis mõttes. Partiamo. La prima domanda per capire la persona con cui sto parlando. Chi è Pluto? Ma ei tea, ma tahaks öelda artist, ma ei taha ennast panna nagu räppari nime alla või ma tunnen, et ma olen rohkem loomingu inimene kui räppar või kui lihtsalt muusik. Mulle meeldib igast loomingu viise teha, maalida, videosi monteerida, kõik, mis läheb loome alla, ma olen sellega nagu sillas, aga muusika on mind lihtsalt kinni võtnud ja kuidagi sinna ma olen jäänud ja see on minu jaoks lihtsalt enese väljundise viis, mida ma kasutan, et emotsioonidest lahti saada ja teistega seda jagada ja mul on väga rõõmus meel, et inimesed suudavad sellega samastuda. Muidu ma olen lihtne inimene nagu me kõik ja üritan lihtsalt teha seda, mis mul kõige paremini välja tuleb. Molto interessante, quindi tu non sei solo un rapper, tu sei un artista. Cosa significa essere artisti nel mondo di oggi e specialmente cosa significa essere artisti alla tua età? Ma ei tea, ma arvan, see on tänapäeval nagu selline lai mõiste, et ma lihtsalt tunnen, et kuidagi mind on liiga ära tembeldatud selleks räppariks või kuskil mingid artiklid või asjad, siis kohe on see, et räppar tegi seda ja räppar tegi toda ja kuidagi, et ma tunnen, et ma nagu olen nagu natuke rohkemat kui lihtsalt räppar või selline, et minu sees on nagu hinges on rohkem seda, kui lihtsalt kuhugi taustale midagi panna, et ma arvan, et ma olen lihtsalt siuke laia mõttemaailmaga inimene ja ma arvan, et see on kunstnik, kui sa suudad võtta ühest kohast, sa näed seda laiemat visiooni, sa suudad võtta tükid ühest ja teisest kohast ja need panna, teha sellest selline üks tervik. Come nasce? Io di solito mi piace fare le interviste cercando di partire un po' da dietro. Quello che volevo sapere, come nasce la tua arte? Non la chiamiamo più il tuo modo di essere rapper, chiamiamo la tua arte. Da dove nasce? Quando inizi a capire che dentro di te c'era questa voglia di esprimere qualcosa? Ma arvan, et kuskil 9-aastaselt ma hakkasin tegelema tänavakunstiga, graffitiga, just sellepärast, et ma kõndisin tänavatel ringi ja ma nägin nagu seda mingit mustrit, et kui ma nägin ühe inimese töid järjest tänaval, siis ma umbes sain aru, kuhu ta võis liikuda, siis sa hakkad vaatama hoopis tänavapilti teistmoodi, sa hakkad vaatama mingit katusaluseid, kuidas keegi sinna ronis, siis ma hakkas see kuidagi teistmoodi, mitte see, et ma tahtsin lihtsalt tugevalt minna vandaliseerida kogu linna, aga lihtsalt see idee sellest kuidagi, see skeene on nagu päris huvitav. Sealt edasi ma hakkasin näitlemisega tegelema, ma olen paaris filmis olnud ja siis sealt edasi mul oli juba, ma arvan, mingi 11-aastaselt oli enda riidebränd, mis kunagi teoks ei saanud, aga ma disainisin seal ja ma tahtsin kogu aeg nagu mun terve aeg nagu elus olnud selline tunne, et ükskõik mille ma nagu ette võtan, kui ma piisavalt sinna aega panen, siis ma saan olla sellest kõige parem. Ja ma ei anna enne alla, kui ma olen kõige parem. Et siis ma võtangi järjest asju, siis ma hakkasin tegema fotomanipulatsiooni, videoid monteerima, aga videote ja fotoga sul oli alati vaja nagu midagi editida või sul oli vaja võtta mingi asi, mingi foto, mingi video. Ja see mind nagu muusika puhul võluski, et sa võid teha mitte millestki midagi, sa võid võtta täiesti tühja lehe ette, mängida seal mingeid asju ja siis lõpuks sellest nagu kujuneb midagi välja. Ja siis mul hakkas meeldima kogu see miksimise asi, kuidas panna asjad kõlama, ma kuulasin hästi palju välismaa muusikat.
ja mulle meeldis, kuidas asjad kõlasid, et seal ei olnud lihtsalt, et keegi laulab sulle karaoket, vaid seal olid efektid, mingid lahedad asjad, kõik, kuidas nagu tehti see asi suureks. Ja ma tahtsin lihtsalt hakata samamoodi tegema või proovida nagu teha midagi sarnast. Ja sealt hakkas nagu väike süke teekond pihta ja siis ma hakkasin ise produtseerima ja lõpuks ma arvan, ma olen kõik need eneseväljenduse viisid läbi käinud, et kunagi kooli ajal sai teha mingisuguseid rap battle'eid omavahel. Jah, loomeinimene ühesõnaga terve elu olnud. Sto scoprendo una persona, un artista veramente, come diciamo noi, a 360 gradi. Questo mi fa molto piacere e mi fa anche pensare. Cioè tu dici che hai iniziato a 9 anni, che poi è più o meno l'età di mia figlia, e questa cosa mi fa veramente pensare molto. Anche io, nel mio piccolo essere artista, ho iniziato quando avevo 7 anni. Io ti ho conosciuto perché ovviamente la tua musica, il primo impatto che ho avuto con la tua persona è stato ascoltare la tua musica che per me all'inizio potrebbe essere difficile, potrebbe essere incomprensibile. Uno, ovviamente per la lingua, quindi posso essere come dire, affascinato dalle sonorità che usi, però non riesco a capire il testo delle tue canzoni. Italian Estis è proprio un podcast che vuole cercare di, da un lato, spiegare quali sono le emozioni di noi italiani che viviamo qui in Estonia, ma quello proprio di capire come gli estoni vedono la vita attraverso i loro occhi, e specialmente come un artista estone vede la vita attraverso i suoi occhi. Nei tuoi testi, nei testi del tuo rap, quali sono gli argomenti che sono più comuni? Che cosa racconti nelle tue canzoni? Vaata, see on ka hästi huvitav küsimus, et tavaliselt, kui sa tutvustad ennast kellelegi artistina, siis küsitakse, et täpselt, et mis stiili sa teed või ongi, millest su laulud räägivad, et mul on nagu nii raske sellele vastata, sest mul on tegelikult nii seinast seina asju. Mul on hästi rahulikult mingisugused armastuse lood, siis mul on hästi sellised tumedad läänemaised, sellised tugeva mingisugused rap influence'iga lood, siis mul on elektroonilised lood, et see on nii keeruline on kellelegi nagu anda ühe või paari lauluga pilti minust. Ja ma arvan, et ega ma kellelegi päeva lõpuks ei saagi anda seda reaalset pilti minust, sest et see, mis laulud mul väljas on ilmselt mingisugune 5% nendes lugudes, mis ma päriselt teinud olen ja palju mul neid nagu, mis ma päriselt endast välja andnud olen. Ma alustasin oma karjääri tegelikult üldsegi naljana. See oli mul selline bänd, mis me tegime sõpradena ja me tegime nii-öelda ühe albumi oma teise sõprade pundi jaoks, lihtsalt nalja pärast, et nad kuulaksid. Ja ma ei mõelnudki sellele, et keegi teine üldse seda kuulab, me panime need internetti üles ja siis need laulud hakkasid võtma nagu hoogu ja tol ajal olid ikkagi kõik asjad puhtalt armastused, sellised vilelevad, melanhoolsed, sellised rahulikud, ikkagi puhtalt armastuse laulud. Siis ma sain endale ka kohe ajakirjanduses sain selle lembe lauliku nii-öelda sildi peale, et ma olengi selline armastust vilelev räppar ainult, kes räägib sellest, et kui valus mul kogu aeg südames on ja kuidas kõik naised mulle liiga teevad aga mida rohkem aega edasi on läinud, seda rohkem ma olen muusikat nii-öelda teinud kogu aeg enda jaoks, aga need tekstid, kui eelnevat olid need siis nii-öelda teiste suunas või kuidagi sina vormis, siis nüüd need on kõik läinud mina vormi, et ma põhimõtteliselt igas loos siiski peegeldan enda sisse ja räägin pigem endale asju, mida mina valesti olen teinud, kuidas mina ennast tunnen oma minevikust ja nagu peegeldangi oma elu, mis mul nagu päriselt hetkel toimub, siis läbi oma muusika, et ta on ikkagi üsna siukseks personaalseks läinud. Mitte lihtsalt, kõik tuleb emotsiooni pealt muidugi. Kui ma tunnen, et mul on tore olla, siis ma teen mingi toreda laulu. Kui ma tunnen, et mul on kurb olla, siis ma teen kurva laulu. See on selge. Aga enamjaolt siiski ma tunnen, et see muusika aitab mul mingil teraapilisel võimel saada ikkagi halbadest mõtetest lahti. Ehk siis enamus asjad, mis ma nüüd olen teinud, on ikkagi sellised pigem süngemad ja need tavaliselt tulevadki mingile X hetkel, kui mul on mingisugune raskem aeg. Kui ma saan selle endast välja,
siis sellega on kõik. Ma tunnen ennast vabamalt, see ongi minu jaoks teraapia. Psühholoogiga rääkimine on täpselt sama, nagu ma teeks muusikat. Bellissima questo parallelismo che tu usi la musica come terapia. La musica che non è solo terapia per chi ascolta, ma è anche terapia per l'artista che attraverso la musica stessa riesce a trovare se stesso. È molto bella questa. Questo, sai, non è facile per uno della mia generazione pensare che il rap è una forma di comunicazione. È sì musica, ma è anche comunicare uno stato d'animo in una maniera completamente differente. Oltremodo io penso che saper fare rap è veramente molto difficile. E quello che ti volevo chiedere, sai, io ascolto i tuoi dischi, ascolto Spotify, ascolto i tuoi video, ma quello che mi interessava sapere, essendo anche io un uomo di spettacolo, a me piace stare sul palco, a me piace esibirmi davanti alle persone, specialmente in questo momento con il duo Maumer, stiamo veramente girando tutta l'Estonia per far conoscere un nuovo progetto musicale. La domanda che ti faccio è: qual è la differenza che tu senti quando registri la tua canzone in studio e quando invece sei su un palco dove hai sotto tutto il tuo pubblico che insieme con te partecipa all'emozione della tua canzone? Stuudios mul on väga omane lähenemine sellele asjale, et nagu sina oled ka näinud, ma ei kirjuta enam ühtegi oma asja, kõik kuidagi läbi aja. Mul on peas nii palju mõtteid, et tavaliselt kui ma stuudiosse lähen, siis ma hüppan lihtsalt kohe sinna mikrofoni taha või kui ma kuulen, mind isegi häirib, kui produtsent liiga kaua töötab selle instrumentaaliga ja see ketreb, mul nagu 100 nagu mõtet jookseb, nagu juhe jookseb kokku. Et tavaliselt ma lasen mingisugune 5 minutit seda lasta ja siis ma ütlen talle, et okei, tead, ma lihtsalt lähen salvestan. Ja minu jaoks on see jumala tavaline nüüd, mida rohkem ma olen inimestega olnud, ükskõik kellelt sa küsid, nad ütlevad, et minu protsess täpselt siuke ongi, et ma lähen sinna ja panen põhimõtteliselt ühe joonena kõik need asjad maha, mis on teiste jaoks selline, et mis asja, kuidas sa seda teed ja kuidas need nagu laused on loogilised oma vahel, nagu sa oleks neid kirjutanud. Aga minu peas see nagu kõik kuidagi lihtsalt, ma lähen nagu kuhugi teise maailma ära või ma panengi silmad kinni ja ma olen mingisuguses sellises flow nagu state'is või kuidagi ma tunnen, et ma suudan, see on nagu autopiloot, et minu mõtted lihtsalt jooksevad läbi mu suu välja ja kuidagi need asjad riimuvad oma vahel ja on nagu loogilised. See hetk on tegelikult üsna, see on väga huvitav küsimus. Ma pole nii varem mõelnud, aga kui ma mõtlema hakkan, siis ta on tegelikult üsna sarnane esinemisele. Esinemine on tunne, mida ma tahaks, et iga inimene oma elus tunneks kindlasti, sest et see hetk, kui sa oled seal laval, sul ei ole aega mõelda oma muredele, mis iganes mõtetele, sa pead mõtlema järgmisele lausele. Ehk siis see on see hetk, kus sul on lihtsalt peas vaikus, sul ei ole mitte ühtegi mõtet, mida tegelikult ma arvan, et artistid või loomingu inimesed ajavad taga, sest et meil ongi miljon mõtet, mis meil lõikab vahele, kogu aeg on mingisugune mõte nagu segadus ja ralli ja me kõik nagu jahimegi minu meelest seda hetke, kus on lihtsalt vaikus, sa oled ise endaga, sa saad nagu kuidagi lahti sellest vaevast. Laval esinemine ongi minu jaoks see hetk, kus mul ei ole ühtegi muud mõtet. Teine asi on see energiavahetus, mis rahvaga on, mis on nagu jälle minu jaoks täiesti absurdne tunne. See on, mida rohkem sina annad rahvale, siis nemad peegeldavad seda vastu ja siis lõpuks, kui sa ehitad selle asja üles niimoodi, et ongi tund aega sa teed seda, siis viimane lugu ongi juba nii, et sa saad aru, sa nagu ma ei oska isegi sõnadesse panna seda, sa saadki nagu mingist vaevast lahti või kuidagi kõik mingid asjad, mis sul kuhjuvad kuhugi hinge põhja või südamele, sa saad selle nagu välja elada. Mul on eriti veel selline tuhhiga minek ka, et ma ikkagi suht palju nagu röögin seal laval, kui ma tunnen, et ma tahan ja ma tunnen, et see nagu vabastab mu mõtte mingil määral. Et tegelikult, kui ma nii mõtlema hakkan, siis need on suht sarnased sellised flow state'id. Samal ajal, kui ma olengi seal klappidega stuudios, silmad kinni, ma tunnen, et mul ei ole aega mitte millelegi muule mõelda, kui praegu sellele instrumentaalile siin. Ja samas, kui ma olen laval, mul on ka samamoodi klapid peas, ma tunnen, et mul ei ole aega mitte millelegi muule mõelda, kui see praegu, mis ma siin tegema pean. Et tegelikult need on üsna sarnased,
lihtsalt oma viisil, aga ma armastan mõlemat seda tunnet, kus ma saan korraks kas paariks minutiks stuudios või tunniks ajaks laval, ma saan lihtsalt kõigest lahti öelda, mis reaalsuses toimub ja minna oma sinna fantaasia maailma, kus ma saan need asjad nagu tuua reaalsusesse, tõlkida reaalsusesse. Interessante. Un'altra domanda che ti volevo fare è come un artista come te, un artista che è comunque presente in vari aspetti dell'arte, come vive in Estonia un artista come te il successo? Mi spiego. In Italia un artista come te non avrebbe respiro, cioè camminerebbe per strada e 2000 persone chiedono un autografo, un selfie, qualsiasi cosa per avere un contatto con te. In Estonia sappiamo che questo è molto molto diverso. La mia domanda è: un artista come te, giovane come te, come vive e com'è per lui qui in Estonia il successo? Ma ei teagi, ma arvan, et see on isegi suhteliselt sarnane Eestis, eriti kuna meil on nii väike riik, siis kõik info levib nii palju kiiremini, kõik teavad, kes on kes, kõik teavad nägusi, näevad kuskilt internetist. Aga kuna ma alustasin selle asjaga nii vara, siis 15-aastaselt ja 16-aastaselt oli mul juba tuur, ma ei tea, palju ma tegin, mingi 40-50 show'd üle Eesti igal pool, siis ma arvan, et ma ei olnud selleks lihtsalt valmis, et see asi niimoodi läheb lendu ja ma arvan, et ükski inimene, eriti noor inimene ei ole mõeldud nii paljuks tähelepanuks korraga või sa ei suuda seda kuidagi vastu võtta, kui sul ei ole mingit mentorit kõrval, kes seletab sulle ära, et nii ongi. Siis see oli algus nagu väga võõras, et just kui sa ei tea mitte kedagi, aga kõik teavad sind, sa ei tea mitte ühegi inimese nime sealt lava pealt, aga need inimesed kõik teavad sind. Samas nad teavad ainult seda imagot sinust, mida sina neile loonud oled läbi oma laulude ja läbi oma intervjuude ja asjad, et tegelikult nad ikkagi sind ei tea. Aga jaa, pilte, autogramme, neid on tehtud nii palju, et ma ei jõua neid nagu kokku lugeda. Aga see hakkas mu nagu ajuga mängima mingil määral, et ma ei ole selline tüüp, kes kuskil sotsiaalmeedias oleks hullult igal pool kogu aeg. Et ma arvan, et mul pigem tõmbas see nagu lukku ära või eriti esinemistega ma mäletan, et kui ma nooret hakkasin seda tegema, kui ma olin 16 ja tegin tuuri, siis ega ma väga aru ei saanud, mida ma teen, et ega ma ei olnud seal lava taga, et no nii, ma olen nüüd see artist, ma olen kõva vend, ma lähen sinna, ma hakkan nüüd tegema. Pigem mul oli nagu selline hoopis negatiivsem mõtlemine, et miks need inimesed üldse siin on ja issand, nad maksid raha selle pileti eest ja milleks, et kas nagu ma olen seda väärt, et need inimesed tulevad siia, maksavad oma raha ja mis nende üldse ootused on, mida ma nagu peaks tegema seal laval. Ja siis läksid lavale, tegid oma asja ära, said sellest raha ja siis nagu ei saanudki aru, et kus see nagu väärtus jookseb või ei osanud nagu ennast hinnata, et ma arvan, see enesehinnang kadus mul nagu ära, et ma ei osanud enda kunsti väärtustada tol hetkel. Ja eriti veel see tähelepanu, kui sa kuskil käid, pilgud, mis on teine asi veel, et kui sa nagu oled seal keskpunktis tähelepanu, telekas igal pool käid show'd, siis inimesed ikka tänaval tunnevad ära ja vaatavad sind. Aga see tekitab natuke sulle illusiooni, et kui sa lähed kuhugi välja ja mingi inimene lihtsalt vaatab sind, ta ei tunne sind, ta lihtsalt vaatab sind, siis oma peas hakkad juba mõtlema, et kas ta nagu, mitte üldse nagu mingi sego mõttes, et kõik peaksid tundma, aga sul hakkab juba selline, et kas ta nagu vaatab mind sellepärast, et ta teab mind või selline veider illusioon hakkab tekkima. Aga ma arvan, see on suht sama nagu Itaalias või kus iganes maailmas, et ikkagi inimesed ju vaatavad ja kui nad kuskilt näinud, isegi kui oled kuskilt kedagi näinud ja kuskilt meenub, siis jääd ikka kuidagi vaatama, et neid pilte ja autogramme on jagatud must miljon, aga raske on nagu seda enesele nagu selgeks teha, et sa oled keegi või sa oled mingi artist või sa oled nende inimeste jaoks tähtis. Samamoodi kui inimesed on kirjutanud mulle pikkasi kirju, kuidas minu laulud on päästnud neid väga halvast kohast, siis ma arvan, tekib see mingisugune reaalne punkt, kus sa saad aru, et sinu kunstil on nagu mingisugune reaalne sisu taga või see on millegi nagu see võib kedagi aidata, et muidu sa lihtsalt teed seda oma asja, sa ei süvene sinna, sa oled oma mullis, aga siis, kui sa hakkad saama seda reaalset tagasisidet, mitte lihtsalt, et kuule, hea laul, super, nice, vaid see, et inimene räägib, et ma olin oma eluga nagu väga raskes kohas ja kuidagi läbi minu loomingu ta leidis mingisuguse väljapääsu või ta suutis kuidagi niimoodi suhestuda,
et püüdida sealt välja või näha mingit inspiratsiooni või motivatsiooni, siis on see hetk, kus sa saad aru, et sa teed nagu õiget asja. Quindi quello che sto capendo dalle tue parole è che praticamente tu sei passato dall'essere bambino ad essere, diciamo, famoso. Quindi è come se non ci fosse stata una crescita graduale. Io immagino me stesso nella mia infanzia, molto tempo fa, quando tu ancora non esistevi, dove comunque c'è stata una crescita graduale. Tu mi parli di iniziare la tua attività a 15 anni, a 16 anni già in tournée. Ai miei occhi questa cosa sembra fantascienza. Quindi quello che volevo chiederti, prima dei 16 anni, prima di partire con le tue tournée, che eri ancora, possiamo dire, bambino, Pluto bambino, aspetta, Henry bambino, cosa sognava prima di arrivare a stare sui palchi a 16 anni e avere la vita completamente cambiata? ma arvan, et mul ei olnudki kunagi selles suhtes nagu tahet saada artistiks ja see on ka ilmselt põhjus, miks ma praegu ei ole ulme mures, et miks ma ei ole enam nii kuulus, kui ma kunagi olin ja miks mul ei teki sellist masendust ja depressiooni võib-olla, et see ongi nagu, ma arvan, see põhjus, et kui ma oleks kunagi räigelt selle nimel nagu vaeva näinud ja hullult tahtnud selleks saada, siis oleks praegu need kõrvalmõjud palju hullemad, kui ma tunnen, et ma ei saa enam nii palju kuulamisi või ma ei saa enam nii palju vaatamisi, et ma arvan, see ongi põhjus, miks ma nagu võtan kuidagi kergekäeliselt neid asju, et muidugi on tore teha asju nagu publikule, aga samas ma tunnen, et see on ka omamoodi nagu õnnistus, et ma ei ole terve elu nagu selle nimel nagu nii häigelt nagu üle mõelnud ja vaeva näinud, et muidu ma praegu ilmselt olekski kuskil, ma ei tea, täiesti lahti omadega ei suudaks nagu kuidagi olla ja mõtleks igast asju üle, et mul tegelikult ei olnudki nagu kunagi plaani saada nagu muusikuks. Ma ei tea, mis võib-olla kõik juhtubki millegi pärast ja see tee jõudis minuni ja võib-olla ma arendan selle tee hoopis mingisuguseks teiseks oma elus. Aga nagu ma ütlesin enne ka, et see tuli lihtsalt naljaga, et me tegime sõpradega mingit bändi, on ju, ja mu vend oli see tegelikult, kes ütles mulle, et kuule, et sul on siin midagi, et äkki sa proovid nagu soolona seda asja teha. Ma muidugi ütlesin talle, et ma ei saa oma sõpru nagu reeta, et see on nagu nali, aga lõpuks ma ikkagi otsustasin selle nimel ja sellest tuli nagu sa ütlesid üleöö midagi, et kuidagi läks laiali igale poole. Eesti kõige suuremad artistid hakkasid mind võtma endaga kaasa esinemistele, mis oli ka muidugi päris süke, mis asja elamus, et sa oled mingi 16 ja sa oled kohe nipsult nagu Eesti kõige suurematel lavadel täismajaga, ikka veel oskamata midagi teha või oskamata kuidagi olla seal või aru saamata veel, mida tähendab artistiks üldse olemine, et sa oled tegelikult tavaline koolipoiss, kes käib ja lihtsalt tegi mingit asja ja mis kuidagi õhku lendas. Et jah, ma arvan, et see on selline kahe otsaga asi, et artistidel, ma arvan, tihti on see, et me tahame alati nagu veel midagi rohkemat, et meil ei ole kunagi küll, et alati on nagu saab kuhugi veel püüelda ja veel püüelda, mis on hea, siis see on ambitsioone on kõigil vaja, muidu me jääkski kuhugi kinni ühte kohta. Aga samas mulle jah, nagu ma ütlesin, et mulle meeldib see, et ma kunagi iga õhtu ei mõelnud, ei vaadanud tähti ja ei mõelnud, et jumal, et palun tee minust mingisugune suur artist või mingisugune kuulus inimene, et kuulsus ei ole minu jaoks kunagi mitte midagi tähendanud, see on pigem, nagu ma ütlesin, see on pigem tõmmanud mind rohkem lukku, kui teinud minust sellise õlad laiali venna, kes käib ringi ja vaatab igal pool, et need, kes mind teavad, siis teavad, et ma olen täpselt see, kes ma olen ja ma olen nagu igati normaalne vend, ma arvan enda arust. Et mul oleks nüüd see küsimus veidi meelest ära, aga ma arvan, et ma andsin sulle enam-vähem õige vastu. Una curiosità. Tu hai 22 anni, sei giovanissimo. Quello che penso, i stessi ragazzi, i tuoi coetanei, i ragazzi che hanno 22 anni come te, ragazzi e ragazze, io parlo con te, è come se parlassi con una persona veramente con tanta esperienza, con tanta profondità delle idee.
si parla molto spesso che i giovani di oggi sono vuoti, non hanno stimoli, non hanno emozioni, sono sempre collegati al digitale, vivono un mondo da solo. Il tuo rapporto di artista, quindi di persona che pensa con la sua testa, si emoziona, entra e esce dalla depressione e si cura con la musica. I tuoi coetanei, com'è il rapporto con i ragazzi della tua età? Parlo i tuoi amici, quelli che sono cresciuti con te. Tu a 16 anni eri sul palco e loro magari a 16 anni continuavano a fare i Lego o ad ascoltare la musica per radio. C'è stato sicuramente un distacco dalla loro vita alla tua vita. Ancora oggi hai degli amici dell'infanzia? Come ti connetti con le persone della tua età? Ikka on. Intervjuudes ja asjades on varem ka küsitud, et noh, et kuidas siis koolis võeti, kui sa käisid seal lavadel ja asjad. Minu meelest nagu keegi ei vaadanud mind kuidagi teistmoodi või ei ülistanud mind, et sa oled nüüd kõva vend, et kõik me ikkagi käisime läbi nii, nagu me käisime. Aga ma tunnen sama, et mul on selline vanem hing kuidagi või inimestega, meil enamus sõpru on praegu 30 mingisuguse sinna kanti üle. Et ma arvan, 15-aastaselt kuskilt saati või isegi varemalt ma hakkasingi suhtlema ainult 25+ inimestega. Ja minu praegune seltskond on ka ikkagi enamjaolt minust 10 aastat vanemad inimesed. Ja kuidagi, kui sa kogu aeg nendes seltskondades oled, siis sa kasvad minu meelest palju kiiremini, et sa suudad leida seda jutuainet, sa suudad nagu samastuda, suudad sisse sulanduda, sa suudad olla erinevates keskkondades. Minu meelest see on minu jaoks ainult õnnistus, et ma olen kasvanud üle vanemate inimestega, et kui ma vaatan, ma ei ülista nüüd ennast kuidagi, et ma olen teistest kuidagi mentaalselt nii palju üle, aga tõesti, kui ma vahepeal satun kuhugi nii-öelda oma vanusesse või paar aastat noorematesse seltskondadesse, siis ma tunnen ka, et kuidagi selline raske on nagu võib-olla mingeid sügavamaid teemasid või asju arutada, et kuidagi see jääbki pinnapealseks ja kogu see generatsioon, mis peale tuleb, siis tundub, et lähebki ainult selliseks lihtsamaks see jutt või selliseks nalja vilelemaks, et mitte, et kogu aeg peaks nüüd hullult mingisugune, hakkame analüüsima, lähme sinna sügavikku, on ju. Ma ei ole nagu, selles suhtes, et ma ei ole nagu nii selline filosoofiline inimene, aga vahepeal, kui tahaks arutada mingeid asju või mingit tulevikku, mida iganes, siis mul on seda kõvasti kergem teha nagu vanemate inimestega või ma tunnen, et mul on kuidagi mingisugune side vanemate inimestega, et ma suudan nendes seltskondades alati olla ja jääda ise endaks, et ma ei pea hakkama käituma nagu mingisugune teistsugune inimene, et ma olen see, kes ma olen ja paraku jah, ma tunnen kuidagi, et ma sobin lihtsalt kuidagi vanematesse seltskondadesse rohkem kui võib-olla enda vanustes. Ero sicuro che avresti risposto così, incomincio a capire un po' la tua persona e sono pienamente d'accordo con te perché a volte stare con persone più grandi ti aiuta a crescere, ma tante volte questo non viene capito. Guarda, mi ha fatto veramente piacere oggi averti ospite qui perché ho iniziato a conoscere un mondo che non conoscevo. Già per me tutto ciò che è intorno a me in Estonia ogni giorno è una continua scoperta, un continuo crescere anche come straniero in questa terra, e parlare con un artista che fa tutto, musica, arte, dipinge, praticamente tutto. Potremmo stare qui a parlare delle ore, poi magari un giorno faremo anche un'altra intervista. L'ultima domanda prima di salutarci: cosa vede Pluto nel suo futuro? Kindlasti, ma arvan, et me võiks omavahel mingi seriaali teha või midagi, et meil jutuainet jagub ja ma arvan, et kindlasti on miljon küsimust samamoodi, mida ma tahaks sult küsida, mida jäid nagu täna vastamata. Tulevik on huvitav, sest ma ei tea kunagi, mida see toob. Ma olen hästi selline üks päev korraga, võib-olla isegi üks tund korraga, 10 minutit korraga inimene, et ma ei suuda väga mõelda. Mul on ambitsioonid, mul on ideed ja unelmad, mida ma tahaks ellu viia, aga ma ei tea täpselt, millal need tulevad, sest mul on komme nagu 100 asja korraga hakata tegema ja halvemal juhul ma sellest nagu 4 lõpetan ära.
mul on nüüd oma meediaagentuur, sest et ma üks hetk sain aru, et kui ma tahan, ma nagu videomaailmas ka sees, ma sain aru, et kui ma tahan head videot teha, siis mul on Eestis täpselt ühe käe peal kokku lugeda inimesed, kelle juurde minna. Ja iga kord, kui ma olen nende inimestega teinud, siis ma olen ikka pidanud ise kõrval istuma ja ütlema, et kuule, lase ma teen ise umbes, on ju. Et siis ma tegingi sama visiooni jagavate inimestega oma agentuuri. Ma tahaks hakata tõstma standardeid või minu idee, võib-olla see on jälle selline boheemlane, lendlev nagu isiksus minus, aga ma tahaks nagu inspireerida võimalikult palju, et ma tahaks tekitada efekti, et keegi kuulab või keegi näeb minu loodud asja ja ta mõtleb, vau, et see on kõva asi. Ja kogu sellega kogu nagu seda skene nagu standardit tõsta, et meil ei oleks nagu täpselt samasugused asjad. Ma vihkan seda, kui inimesed teevad oma mugavustsoonis täpselt sama asja, mida nad enne tegid, siis see töötab. Et idee poolest muidugi, business maailmas muidugi nii peakski tegema, aga minu aju peab iga päev nagu midagi uut leiutama ja kuidagi arenema ja kuidagi näitama inimestele, et sealt mugavustsoonist saab välja tulla ja ma arvan, et siis, kui hakata ise nagu rohkem asju tootma, mis murravadki selle nagu lae nii-öelda ära, siis ega enam teised inimesed ei saa ka alla selle lae teha, et siis peabki kogu asi nagu hakkama arenema ja kõik peavadki hakkama veel lähedamaid asju tegema, et tahaks lihtsalt, et see Eesti nii väike kultuur, kui meil veel on, et meil tegelikult ei ole isegi see hip-hop või asi nagu nii suureks nagu kuidagi läinud või meil ei ole võib-olla nii palju tegijaid isegi, et see oleks nagu mingisugune teema. Siis ma tahaks, et saaks selleks, et kui sa võrdled siin naaberriikidega või läänega on muidugi mõttetu võrrelda, aga kõrvalriikidega, kui nagu populaarne see seal on ja kui lahedate asjade peale tullakse, siis ma arvan, et ma tahakski, minu idee on olla selline pioneer nii-öelda, et ma tahan pakkuda seda läve, et inimesed näeksid, mis asjad on võimalikud ja et saaksid inspiratsiooni. Ma tegin sama agentuuriga ka sellise kommuuni, kus ma ka tahaks, et inimesed omavahel suhtleks, jagaksid asju, et inimesed saaksid aru Eestis, et tegelikult on veel palju neid, kes teevad. Lihtsalt enamus on kuskil oma ette ja võib-olla neil ei olegi seda väljundit kuhugi panna, sest et see idee artistist on nii teistsuguseks muutunud, et nüüd sa peadki olema nii professionaalne, sa pead olema kohe esimene laul peab sul olema kohe nii hea, on ju, ja siis kui sa sellise mõtteviisiga peale lähed, siis ega sa ei lasegi kunagi ühte laulu välja, et sa ei tohiks võtta oma järgmist laulu nagu maailma parimat laulu, mis sa kunagi teed, vaid pigem sellist sammu ülejärgmiseks lauluks. Et iga asi, mis meist välja tuleb, on lihtsalt mingisugune pusletükk ülejärgmiseks asjaks, mis me välja laseme, et see kõik kuidagi ei tohi nagu nendest asjadesse kinni jääda ja ma tahaks teha ise üritusi, luuagi pigem sellist kommuuni või kultuuri, mida ma tunnen, et kunagi oli nagu Eestis, siis oli muidugi selline old head, selline boom-bap võib-olla, kas just see, aga selline kultuur, mis meil kunagi oli, ma tunnen, mida ma lapsena nägin ja mida ma nagu idoliseerisin mingil määral või ma tundsin, et see on see kultuur, kus ma tahan olla. Siis ma tunnen, et praegu, kui ma oleksin väike laps, siis mul ei oleks eriti mingit sellist kultuuri kuskilt praegu vaadata või ma ei näeks ühtegi asja, mis mulle nagu läheks vau, et see on nagu asi, milles ma tahaks osa võtta või mille ma tahaks nagu hingega sees olla või fännata. Et ma tahakski tekitada võimalikult palju materjali noortele, et nad ka tahaksid olla osa sellest kultuurist ja et nad toetaksid seda, sest minu meelest Eestis see toetus on nagu vähe, et on palju inimesi, kes tulevad klubisse ja lihtsalt seisavad seal niimoodi umbes vaatavad, on ju. Aga tahaks rohkem seda näha, et Eesti inimesed kuulavad Eesti muusikat, vaatavad Eesti videoid ja toetavad kodumaist, ma arvan. See on minu idee. Ok. Pluto, grazie. Anzi, Harry, grazie. Ragazzi, vedete come noi adulti possiamo veramente imparare dai giovani. Un esempio di un ragazzo di 22 anni che riesce attraverso la sua arte a comunicare a tantissime persone. Questo è veramente bello. Un saluto a tutti e diciamolo in italiano. Arrivederci. 1, 2, 3. Arrivederci. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.